Tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Mina olen vahepeal saanud endale prillid ja vuntsid. Ja nagu te näete, ei ole mul ka külalisi. Põhjus on selles, et nad läksid Marti jooksma. Meil on ju Mardi laupäev ja ma hakkasin ka just sättima, aga ma siis vahepeal ei säti, sest mul tuli meelde, et teie ju ka tulete vaatama, siin te olete juba harjunud, et igal teisipäeval kell 6 on stuudios tore. Ja no vaata ka peatuks siis sellest mardipäevas natukene, et mis selle Mardi laupäevaga on ja kui me juba eelmisel nädalal tegime saate hingedepäevast, siis me juhatasimegi sisse sellise hingede aja ja mardipäeva seostataksegi hingede ajaga. Ja seda isegi mitmed moodi, et meie esivanemad on pidanud üldse loodust väga hingestatuks ja ühtede jaoks ongi siis selliste loodushaldjate ja jõudude ja hingede külaskäik. Ja teised ütlevad, et need on esivanemad, kes külla tulevad, et nende hinged tulevad aeg-ajalt. Aga põhjus on ikka üks ja seesama, et soovida midagi head. Me oleme sügisesse jõudnud, põllutööd on lõppenud, aga üks lõpp on alati millegi algus, ehk siis juba siis sooviti head viljaõnne ja põllusaaduste õnne järgmiseks aastaks. Järgmisel kevadel, kui maha pannakse kõik uus jälle tärkama, siis tegelikult see õnn saadakse mardipäeval. Näiteks nendelt hingedelt ja loodusjõududelt. Ja see mulle meeldib eriti selle mardipäeva juures. See hea soovimine, mingi hea soov, mingi südamest tulev kogu pererahvale, sest käidi ju perest peresse. Need rituaalid, mis olid, nende kohta kindlasti olete ka väga palju erinevaid asju kuulnud. Need olid isegi teinekord päris pikad. Kõigepealt on vaja ju siseneda, selleks on vaja eraldi laulu. Kui sa juba sisened, siis on vaja tervitada nii isa, ema kui ka lapsi. Igale ühele võib olla eraldi tervituslaul. Siis on kindlasti vaadati üle, kuidas lastel üldse läinud on, kuidas nad loevad, kas nad oskavad kirjutada, kuidas käsitöö edeneb. Nii et natuke nagu vaatasid need hinged üle ka, et kuidas siis pererahval läheb. Ja seda ma nüüd ei tea, kas mina nüüd vaatama lähen, aga head soovima ma tahan kindlasti minna. Aga mis siis teie seni kaua teete? Ma olen ka selle peale mõelnud. Kõigepealt ma tahan sul 2 asja ütelda etteruttavalt. Nimelt, järgmisel nädalal algab suurima julguse nädal. See on küberkiusu ennetuseks mõeldud nädal ja selge on see, et ühe nädalaga ei enneta sa ju tervet küberkiusu, küll aga on see nädal, kus me pöörame sellele tugevalt tähelepanu. Juba terve nädala jooksul on võimalik saada ise suurima julguse saadikuks. Selle kohta mine loe kindlasti selle suurima julguse kodulehe pealt, kuidas sa võiksid selleks saada. Torekatel on julgus üks väga tähtis asi, nii et kindlasti on torekad ühed head suurima julguse saadikud, kui te selle ära teete, kui te lähete ja vaatate, kuidas selleks saab. Siis sealt edasi, väga tähtis nädal, on noorsootöö nädal. Ja sel aastal jällegi jõuame väga tähtsa teemani, terve nädala jooksul on vaimne tervis ja digitaliseerumine. Nii et ole ka valmis võtma osa noorsootöö nädala erinevatest tegevustest. See on siis 2 nädala pärast. No ja siis sellega seoses, kui ma juba täna külastama kuhugi lähen midagi, siis tegelikult ma olen ennegi käinud ja ma eelmisel kuul käisingi D5 webinaris eksperdina kaasa rääkimas 2 noorega, väga ägedad noored olid, ja koos ühe teise eksperdiga, kes oli koolipsühholoog ja meil oli teemaks minu heaolu. Nii et igatepidi oleme väga hästi igasuguste teemadega ühes ajas. Inimestel peab hea olema ja kiusamist tuleb ennetada. Ja sellega ongi minu sissejuhatus lõppenud selles mõttes, et sellest webinarist pead sa nüüd ise osa minema võtma, vaatama seda,
aga meie tegime sulle väikese sellise kokkuvõtte, et millest me seal rääkisime, mis seal oli, mõned hetked sulle lihtsalt sissejuhatuseks, enne kui sa otsid üles selle David webinari täis pika versiooni. Nii et asu aga vaatama ja nautima. Täna olen ma siin koos teiega rääkimas sellel väga põneval teemal ja mina usun ka, et tuleb hästi äge saade ja ma lihtsalt imestan praegu, kui lahedalt need kaardid teiega kokku läksid ja siis see kaelkirjakas isegi olnud selle nägu ju täitsa. Ühiskonna poolt survestus, et sa pead olema edukas ja kõigega hästi toime tulema ja sa ei tohi murduda, et kui sa räägid enda tunnetest, et siis sa oled nõrk. Et see on ka kindlasti see, mis sööb, et see on selline ühiskonna, ei oskagi öelda, see on võib-olla siin ka meie Eesti ühiskonnas hästi tugevalt sees, et sa justkui pead kogu aeg naeratama, natuke on tulnud seda ameerikalikust sisse ja kui sa oled kurb, siis ma igaks juhuks natukene hoian eemal, et ole natukene oma ette. Et tegelikult need on kõige õnnelikumad alati ja nad tõesti naudivad ja neil ei olegi see üldse probleem. Ja tegelikult saavad ka sissetulekut ikkagi. Kes ütles, et ei saa? Võib saada küll. Loomulikult. Hakka ka proovima ja... ja sa oled edukas sellel alal, kus sa oled õnnelik. Tegelikult see märgatakse ju kohe ära. Et siis mul on kohe tunne, kõik eeldavad mult, et ma pean minema kohe ülikooli, ma pean teadma, mida ma tahan teha, aga tegelikult rääkides nii oma mentori kui teiste inimestega, kõik on öelnud, et sul on nii palju aega otsustada. Et tegelikult nagu proovi asju ja tee. Ja kuulan sind ja tunnen ära selle 19-aastase Marju seal. Et ma olen alati õpetajatele südamele pannud selle, et kui on keeruliselt käituv laps ja ta midagi räägib, et vahel nad puistavad südant, et õpetaja võib olla tegelikult see ainukene elu päästev inimene tema elus üldse, kes temast võib-olla hoolib ja teda võib-olla kuulab ja mõistab. Et kui oluline roll tegelikult õpetajal on. Eks, et ta võib olla see ainuke täiskasvanu. Mõelge, milline roll, eks ju. See seltskond võib su ümber olla, aga need tõsised jutud tulevad siis, kui sa oled üks ühele. Et kuskil ikka leia see oma kiiksuga, sama kiiksuga inimene ülesse või keegi ikka kuskil on, kes on sul sõbranna või sõber või kui tõesti ei ole, siis tuleb otsima hakata. Ja tegelikult on olemas, tegelikult on, et ei tasu jätta ennast üksinda. Tugiõpilaste süsteem ongi ju ellu kutsutud just nimelt sellepärast, et eakaaslaste seas oleks neid, kellel on oskused märgata ja kes on õppinud ka ise kontakti võtma ja suhtlema minema. Aga see võiks kindlasti palju suurem ja laiem olla ja see ei pea olema ainult, et see on täiesti loomulik asi. Imelik küll, et seda õppima peab, näed. Aga peab, ikkagi peab. Paraku on. Vaata, kui palju seda üksildust on. Tuleb välja, et torekaid peaks veel rohkem koolides olema. ja need on need inimesed, kellele ma nagu päriselt suudangi öelda, kuidas mul tegelikult läheb. Kui ongi halb hommik, siis ma ütlengi neile, et ei ole hästi. Ja minu arust kõige parem ongi see, et nad alati ei anna nõu, vaid nad lihtsalt kuulavad ära. Kohati on see nagu palju olulisem, et sa saaksid lihtsalt ennast tühjaks nagu rääkida. Et kui teile, noored inimesed, keegi tuleb ja räägib enda selliseid suitsidaalseid mõtteid, siis teie ei saa mitte kunagi vastutada teise inimese elu eest. Ja teie ei saa ega tohi mitte kunagi lubada, et te sellest mitte kellelegi ei räägi. Et see on see koht, kus te kuulate ära ja te peate kellegi kaasama. See on üks äge asi tegelikult, see märkamine. Ja see algab sellest enesemärkamisest, mida saab treenida, mis on tasuta käes ja tehke seda absoluutselt iga päev. See on see, mina olen ekspert enda alal. See tähendab, et ma hakkangi kõigepealt märkama enda peal asju, enda tundeid, enda reaktsioone, kas ma panen kohe tähele või ma surun neid ka siin nagu jätan märkamata. Sest et see on nii hea õppetund. See õpetabki ka teisi märkama, sest sul on kogemus ise endaga. See on nii huvitav, see töötab tõesti sedasi, et tugiõpilaste süsteemis on see sarnaselt üles ehitatud, et palju tehakse tööd endaga ja see lihtsalt kasvatabki need noored märkajateks. Nüüd 12. klassis ma ei ole vist kunagi nii õnnelik olnud, kui ma praegu olen, kui ma käin koolis. Meil on uus kool ka ja kõik see on väga huvitav. Aga
just nimelt see, et ma tunnen hästi iga päev, kui ma tõusen üles, ma tean, okei, ma lähen kooli, mul on hea tunne, seepärast, et mul ei ole nii-öelda, ma ei survesta ennast enam nii palju. Ja siin on hea võib-olla rääkida nendest programmidest, mis Eestis olemas on, et mul lööb kohe praegu pähe, et mis seal algklassides on just ka nagu rohkem neid programme, on kiusamisest vabaks, sõberkaru programm, siis on VEPA ehk veel parem käitumisoskuste programm, mida kui õpetaja kasutab, siis nendes klassides kipub olema kõvasti parem õhkkond, kõvasti parem seltskond, läbisaamine, siis on Kiva programm kindlasti ka, siis ja põhikoolist ongi võimalus liituda, see nüüd tuleb põhikoolist, kui on koolis tore ring, et siis see on täiesti spetsiaalselt suhtlusoskused, kuulamine, tunnetega toimetulek, kõik. Ja seal on see süsteem selline, et kui juba mõnes klassis tore noor on, siis see hakkab juba iseenesest mõjutama seda keskkonda, et nad teevad oma klassile ise asju või vahel lihtsalt see suhtlus lähebki paremaks, sest keegi on seal selline märkaja rohkem ja võib-olla kutsub ka teisi kaasa, et niisuguse eeskujuga juba kujundab seda väärtusruumi ja neid hoiakuid, mis seal klassis on. Ja siis on hästi hea on ju ka vaikuseminutid, on ju. Et kui õpetajal need on olemas, siis aeg-ajalt niimoodi endasse tulla mõnusate harjutustega. Jälle iseenda tunnetamine on ju. Jaa, see sobib kõigile. Ütleme nii, et läheb temaatikasse tänase nõudepesuga. et sellest me rääkisime, et on ebameeldivad tegevused, mida võib-olla ei meeldi teha, aga et siis et mõtle need enda jaoks, mõtle ebameeldivad asjad meeldivaks ja leia veel kõrvale neid asju, mis teevad sind õnnelikuks ja mis selle päeva jooksul panevad sul silma särama. Ma usun, et sa nautisid seda, mida sa just nägid ja ma usun, et sul tekkis huvi ja seda huvi sa saad nüüd kohe-kohe ka tegelikult rakendada selles osas, et toksi sisse teevid, veebinarid, mine vaata, mis veebinarid on veel olnud, leia üles täpselt selle teemaline, minu heaolu teemaline ja kuula uuesti, vaata, mis need noored veel rääkisid tegelikult, sest meil oli teemasid palju ja meil oli vahepeal päris põnev. Ja kallis vaataja, sind ootame ikka jälle tagasi teisipäeval kell 6, sest stuudios on tore